Meil on praegu see imedemaa siia kokku saanud, see ei ole ilmselt kergelt tulnud, ma arvan, see on päris keeruliselt tulnud, aga siin me oleme ja me oleme väga õnnelikud selle üle. Kus see õunapõie lugu siis alguse sai? Õunapõied tulid sellest, et kui me hakkasime neid ruume siin kavandama, siis üks meie soov oli see, et kuna Viiratsi lasteaia õueala on hästi tunnustatud õueala ja ta on väga hinnatud õueala nii lastevanemate, laste poolt, meie endi poolt ja seal on vanad õunapuud. Need õunad kuidagi käivad selle Viiratsiga kaasas. Ja kui neid ruume siin vaadata, et mis on võib-olla natukene teistmoodi kui tavaliselt lasteaedades käies, on võib-olla see onni lahendus siin, et me jõudsime nagu koos selleni, et kui õunapoed, et siis ärgu olgu siin ruumis sees udupeeneid nukunurkasid, teatrikeskused või midagi sellist, et olgu siin sees üks mõnus onn, sest minu lapsepõlv on tegelikult möödunud onne ehitades ja kuidagi see õues olemise kultuur ja onni kultuur oli meil nii tugev, mis on nüüd nagu täiesti hääbunud. Nad on täiesti kaasaegsed, modernsed, aga onn ei peagi olema alati õues ja palkides tehtud. Et põhiline on see onni funktsioon, mida me oma lasteajas ka väga hindame, et oleks turvalisust pakkuv, õdus, sa saad oma sõbraga minna sinna kuskile jutustama, sa saad eralduda, sul on seal mõnus valgus, sa saad seal olla oma mõtetega. Et see on võib-olla nende ruumidega selline natukene teistsugune lähenemine, kui me tavaliselt lasteaedades näeme. Täna on kindlasti see päev ja see hetk, kus jälle osad lapsed meie vallast saavad uutesse ruumidesse ja tegelikult see võti ongi nagu avab tee uue tuleviku loojatele, sest kõik meie lapsed on ju need, kes homme meie riiki ja seda, kuidas riik välja nägema hakkab, ju looma hakkavad. Ja kui meie oma poolt saame anda kaasa neile sellise sõnumi ja sellise keskkonna, mis neid ka hiljem paneb mõtlema ja soovima, et ka igal pool oleks midagi erilist, mitte tavalist, midagi ilusamat ja sellist, mis annab lastele ja kõigile meile kaasa loovust, et me julgeksime mõelda võib-olla natuke vahel teistmoodi.